Lapse erilised vajadused ei tohi takistada tema õpinguid. Kõigil lastel on õigus õppida ja oma oskusi edasi arendada. Kui lapsel on erivajadused, siis tuleb teha nii, et lapsel oleks hea õppida. Vaatame, kuidas Veronika abi sai. Veronika liigub ratastoolis. Talle meeldib väga klaverit mängida. Ta tahab saada tõeliselt heaks klaverimängijaks. Veronika harjutab klaveri mängimist ka oma kodus, aga selleks, et rohkem õppida, peab ta muusikakooli minema. Veronika läheb koos emaga muusikakooli sisseastumise katsetele. Kahjuks on koolis väga raske ratastooliga liikuda. Veronika ema peab ratastooli tõstma. Muidu ei pääseks Veronika klassiruumi, kus sisseastumise katsed toimuvad. Veronika alustab klaverimängu ja mängib väga hästi. Komisjoni liikmed on siiski mures. Nende arvates ei saa Veronika ratastooli tõttu koolis hakkama. Nad ei tea, kuidas saaks muusikakooli maja ning klassiruume eriliste vajadustega laste jaoks kohandada. Aga komisjon paneb tähele sedagi, et Veronika mängib klaverit väga hästi. Nii andekas laps väärib kindlasti võimalust edasi õppida. Komisjon otsustab Veronika muusikakooli vastu võtta. Üheskoos hakatakse tema murele lahendust otsima. Esimest korda tuleb muusikakooli väga tubli laps, kes vajab õppimiseks ja koolimajas liikumiseks erilisi tingimusi. Koolimajas tehakse veidi ümberkorraldusi. Nüüd saab seal ka ratastooliga liikuda. Veronika on üks muusikakooli parematest õpilastest. Lapse erilised vajadused ei tohi takistada tema õpinguid. Kõigil lastel on õigus õppida ja oma oskusi edasi arendada.